Nii, tere! Ja meie tänane tunniteema on siis seotud jätkuvalt aine hulgaga, moolidega, grammidega, molaarmassiga. Ma vaatasin, et esimesed 3 ülesannet olid teile väga hästi, teil olid need lahendatud, aga just väga probleemsed olid 4. ja 5. ülesanne. Ja seoses nende ülesannetega me lahendame täna ka ülesandeid töövihikus. Et ole hea, vaata, et sul oleks käepärast töövihik. Ja meie tunnitöö täna on töövihik lehekülg 42 kuni töövihik lehekülg 46, kus me lahendame siis ülesanded, siin on need ülesanded kirjas. Ja alustame me ülesandega 10.4 ja 10.7. Olgu, et siis enda vihikusse, tegelikult eelmine kord me seda kirjutasime, aga kirjutame veel kord, et 1 mool on kindel arv aineosakesi. Ja see kindel arv on Avogadro arv. Selle tähis on suur N A ning selle väärtus on 6,022 korda 10 astmel 23 osakest. See on väga suur number. See on äärmiselt suur number. Aga pidagi meeles, et 1 mool on Avogadro arv osakesi. Et see 10 astmel 23 tähendab ainult seda, et see komakoht siin on vaja tegelikult nihutada 23 korda kas paremale või vasakule, kes ütleb. Positiivne 10 aste. Paremale 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja niimoodi 23 korda ja siia lõppu tuleb päris palju nulle. Ja meie võtame siis sellist valemit, kus aine hulk N on kogu osakeste arv jagatud Avogadro arvuga. Ja sellest valemist N ehk osakeste arv on moolide arv korda Avogadro arv. Et siis tegelikult aine hulk näitab, mitu Avogadro arvu osakest on ühes anumas või ühes lusikas aines või 1 grammis või 2 grammis aines. Et kui on meil 1 mool ainet, siis see tähendab seda, et meil on osakeste arv võrdne 1 Avogadro arvuga. Kui on meil 2 mooli ainet, siis meil on 2 Avogadro arvu osakest. Ja nüüd võtame teiega ülesanne 10.4. Leheküljel 42 töövihikus. Et siis arvuta molekulide arv 0,3 mooli süsinikdioksiidis. Et vaatame, mis meil siin antud on. Paneme kirja antud. Et meil on antud 0,3 mooli ainet. Nii. Ja me teame tegelikult ka Avogadro arvu. Mis on 6,022 korda 10 astmel 23 osakest. Ja leida on meil vaja osakeste arv, suur N. Et siis arvuta molekulide arv. Meil on vaja leida molekulide arv. Valemitesse paneme kirja nagu ikka põhivalem ja siis avaldame vajalikku lõppvalemit.
ning põhivalemiks on see, et aine hulk on Avogadro arv, Avogadro arvude hulk osakeste arvus. See on suur n jagatud NA-ga, kust me avaldame n-i ja see on väike n korda NA. Lõppvalemile tõmbame üks joon alla. Ja kirjutame lahendus. Kus siis osakeste arv on aine hulk ehk moolide arv korda Avogadro arv. Ja vastuseks saame 1,8066 korda 10 astmel 23. Ja lõppvastusele tõmbame 2 joont alla. Nii, võtame järgmine ülesanne 10.7. Jätkuvalt kasutame seda sama valemit, kus on siis aine hulk defineeritud nii, et see on Avogadro arvu hulk osakeste arvust. Et mitu Avogadro arvu on osakeste arvus. Nii, ja võtame ülesanne 10.7. Nii, ülesanne 10.7. Vaatame seda töövihikust. Et siis mitu mooli on 36,12 korda 10 astmel 23 vääveldioksiidi molekuli. Et meil on antud kindel molekulide arv ja meil on vaja teada, mitu mooli, kui suur on selle osakeste aine hulk. Tegelikult meil on siin vaja teada saada, kui palju, mitu Avogadro arvu on selles osakeste arvus. Et siin täpselt samamoodi paneme kirja, mis meil antud on. Avogadro arv on meil igal juhul kirjas. Ja osakeste arv nüüd on 36,12 korda 10 astmel 23 osakest. Me võime seda numbrit kirja panna ka selliselt, kus 36,12 korda 10 astmel 23 on 3,6 12 korda 10 astmel 24. Tavaliselt 10 astmetega arvud me paneme kirja nii, et komakohast vasakul on ainult üks number. Lihtsustamise mõttes on siin ülesandes kirjutatud see nii, et me ei pea 10 astmeid siin korrutama. Nii, aga paneme kirja põhivalem kõigepealt. Et siis, et mida meil on vaja leida? Mitu mooli ehk n, väike n on küsimärk. Ja see ülesanne on üpris lihtne. Siin meil läheb vaja seda sama põhivalemit. Ja see ongi meie lõppvalem. Tõmbame üks joon alla. Ja paneme siis kirja, et n on suur n ehk 36,12 korda 10 astmel 23 jagatud Avogadro arvuga ehk 6,022 korda 10 astmel 23. Siin me näeme, et 10 astmed me võime maha taandada. Sellepärast, et 10 astmel 23 jagatud 10 astmel 23 on 10 astmel 23 miinus 23 ning tulemuseks saame 10 astmel 0. Aga igasugune arv, mis on võetud astmesse 0, on võrdne 1. Seetõttu me saame
10 astmet maha taandada, kui astmed on samaväärsed ja nad on samanimelised ka. Et mõlemad on positiivsed või siis mõlemad on negatiivsed. Ja mis meil alles jääb, on 36,12 jagada 6,022. Ja tulemuseks saame 5,998 mooli ja võime seda julgelt ümardada ning paneme kirja tulemus 6 mooli. See on meie lõppvastus ning tõmbame siia 2 joont alla. Nonii, võtame siis töövihik lehekülg 42, ülesanne 11.2. Jah, lehekülg 45, 11.2. Ja siit me loomulikult seda tervet ülesannet lahendama ei hakka, seda te võite iseseisvalt teha, aga meie lihtsalt võtame siit 2 kõige keerulisemat ja lahendame need ära. Ma vaatasin, et enamus teist tegid selle ülesande seal opiku ülesandes ära, ehk siis aine molaarmassi arvutamine. Ja ma arvan, et võtame siin kaalium dikromaadi ülesannet ja võtame siis alumiinium sulfiti ülesanne. Kaalium dikromaat ja alumiinium sulfit. Et siis, molaarmassid. Meil on siis tegemist siin kaalium 2, kroom 2, O7. Kaalium dikromaat. Ja siin meil läheb vaja perioodilisustabel. Nii, et meil on siis 2 kaaliumit. Vaatame, et kaaliumi molaarmass, ümardame täisarvuni, see on 39. Siis tuleb kroom 52. Ja siis tuleb hapnik. Seda on lausa 7. Võtame maagiline taskuarvuti ja saame tulemuseks 294. Mis tähendab, et kui me kaalume kaaliumdikromaati ja me tahame kaaluda täpselt Avogadro arv kaaliumdikromaadi osakesi, siis meil on vaja saada seda 1 mool. Ja 1 mool just seda sama ainet kaalub 294 grammi. Seda tähendabki ühik grammi 1 mooli kohta. Ja vaatame teist, et teil paljudel oli viga nende sulgudega. Et vaatame seesama alumiinium sulfit. M alumiinium 2 ja nüüd sulgudes SO3 ja see omakorda ka sulgudes siis ja seda sulfitit on 3. Nii, vaatame järgi. Meil on 2 alumiiniumit ehk siis 2 korda 27. Siia me lisame nüüd sulud, kuhu sisse läheb 1 väävel ehk 32 ja 3 hapnikut. Kolm korda 16. 16 on hapniku molaarmass. Ja nüüd seda, mis on siin sulgude sees, me korrutame 3. No nii, 3 korda 16. Palju see on? 48. Ja 48 pluss 32 on 80. Grammi mooli kohta. Läheme, võtame järgmine ülesanne.
mis on töövihik lehekülg 45, ülesanne 11.5. Vaat siin läheb juba vaja seda valemit, mida me vaatasime eelmine kord, et siis kuidas saada ainemassist moolide arvu. Ehk siis kuidas saada ainemassist aine hulk. Me kirjutasime teiega valemit, et aine hulk on aine mass jagatud aine molaarmassiga. Ja siit kohast aine mass on siis aine hulk korda aine molaarmass. See on see valem, mis läheb vaja alates ülesandest alates ülesandest 11.5. Ja meil on vääveltrioksiid. Milline on vääveltrioksiidi molekulvalem? Väävel ehk S ja oksiid, aga see on trioksiid. SO3 on see. Nii. Ja selles ülesandes läheb meil vaja vääveltrioksiidi molaarmassi. No seda saame siin vaadata, et meil on üks väävel, mille aatommass on 32 ja 3 hapnikut, mille igaühe aatommass on 16. Nii et 16 korda 3 on 48 ja pluss 32 on 80 grammi mooli kohta. Ja meil on vaja leida selle vääveltrioksiidi MSO3, et muidu ei tohi rohkem kirjutada lihtsalt N, vaid kirjutame NSO3 ja MSO3. Nii, ja paneme kirja põhivalem. Et siis põhivalem on N võrdub M jagatud suure M-iga. Meie aga kasutame sellest, avaldame sellest otsitavat valemit, mis on MSO3. See on NSO3 korda suur M SO3. Ja paneme kirja lahendus. See on 3 mooli korda 80, mis on 240 grammi. Et siis 3 mooli vääveltrioksiidi kaalub 240 grammi. Nii, vaatame, mis seal edasi on. Töövihik lehekülg 46, ülesanne 11.9 ja 11.12. Meil on veel 3 minutit. Ja 11.9, mitu mooli on 12 grammis, on 12,4 grammi naatriumhüdroksiidi. Ülesanne siin on täpselt sama, et siis võtame ülesanne 11.9 antud. Nii, ja meil on antud naatriumhüdroksiidi mass. Et M naatrium OH. Ja see on 12,4 grammi.
Samuti on meil vaja teada ka naatriumhüdroksiidi molaarmassi. Naatriumi molaarmass on 23, hapniku molaarmass on 16 ja vesiniku molaarmass on 1, mis kokku teeb, nii, mis see tuleb, 17 pluss 23 on 40. Nii. Ja otsime, vaatame, mis me otsime, et mitu mooli. Me otsime teiega aine hulka N, mis on küsimärk. Valemiks tuleb nagu ikka põhivalem N võrdub M jagatud suure M-iga. Aga nüüd, kui te näete, siis see ongi meie lõppvalem, väga lihtne, ja paneme siia kirja siis, et see on naatriumhüdroksiidi aine hulk, see on naatriumhüdroksiidi mass ja see on naatriumhüdroksiidi molaarmass. See on meie lõppvalem. Ja paneme kirja lahenduse, kus N naatriumhüdroksiid on siis selle mass, mis on 12,4, jagatud naatriumhüdroksiidi molaarmassiga, mis on 40. Ja vastus on 0,31 mool. Ja see on meie lõppvastus. Nii, siin kohas me lõpetame. Ma lisan ülesanded töövihikust, saate neid ka lahendada. Et täpselt need samad ülesanded, mida me lahendasime, aga siis, ma ei tea, mitte 11.10, vaid siis 10.12 tuleb näiteks lahendada. Vaadake kodutööd ja kohtumiseni homme. Nägemiseni. Head aega. Head aega.